Kadri perega käis kaasas ka karu. Karuks saab riietuda siis niimoodi, et panna ka selga endale mõni karvane kasukas või kampsun, pähe läki või mõni teine karvane müts ja ees võiks olla ka mask, et ära ei tunneks, kes see karu siis parasjagu on. Ja karu oli siis viljakuse sümbol. Karud trallitasid pererahva majas ringi, tantsisid, püherdasid ja tõid siis perele laste õnne. Karul oli karutaltsutaja, samamoodi nagu sokul. Niimoodi, et vööga oli siis karu taltsutaja, et ta päris ülekatte ei läheks. Ja karu kargas ringi majas ja tantsis. Ja tahtis ta eriti noorte tüdrukutega tantsida või noorbaaridega, kes tahtsid saada endale lapsi. Ja nõnda viisi võis siis Kadri perega kaasas käia ka pillimees, kellel siis Kadri ema palus mängida. Ja karu tantsis samal ajal mõne